täna ma mõtlesin, et ma räägin unistamisest ja unistamisest sellises nagu tänapäevases mõttes ehk unistamine kui manifesteerimine. Et kuidas siis tegelikult luua oma elu, kuidas saada seda, mida mina just praegu tahan, vajan, otsustan. Ja mina ise arvan, et see on puhtalt, manifesteerimine ongi puhtalt unistamine. Aga unistamine selles mõttes nagu mitme komponendiga unistamine. Et esiteks tõepoolest sa pead teadma, mida sa tahad, mis see on see sinu unistus, mis on see, mida sa tõeliselt unistad, mis võiks sündida. Ja see unistus, kõigepealt jah, oleks vaja see teada saada. Mina ei ole ka eluaeg nagu teadnud kõike, mida ma tahan või vajan või armastan. Ma mäletan, et olin isegi sellises kohas, kus ma tahtsin seda teada saada ja õppisin ühte ja teist ja muudkui nagu vaatlesin, et mida ma tahan teha. Ja ei saanud nagu nii palju pihta, et mis asi see on, see üks asi, mida ma armastan. Aga ma sain pihta lõpuks sellele, et ma hakkasin välistama. Ehk et sa võid ka täitsa niimoodi teha, et välistad, mida sulle ei meeldi teha ja paned need kõrvale ja lõpuks jääb ring päris väikseks. Ja siis sa järsku hakkad nagu märkama, mida sa tegelikult väga tahad teha. Ja kui sul on selge see su unistus, mis asi see päriselt on, mida sa tahad, siis tuleb hakata unistama. Kui ma olin päris tillukene, siis mu ema rääkis mulle, et kui ma olin päris tillukene, siis ma fantaseerisin tohutult palju. Niimoodi, et mu ema pidi isegi mind arsti juurde viima, sest et ta arvas, et ta soovis arsti käest teada saada, et kas see ikkagi on normaalne, et laps räägib mingeid fantaasialugusid. Et näiteks oli mingi selline fantaasialugu, et lasteaiast tulin koju ja ütlesin, et jube lahe, täna ei pidanudki terve rühmaga lõunanud magama, sest me läksime hoopis lasteaia kasvataja, oli tol ajal öelnud õpetaja, lasteaia kasvataja vanaema juurde terve rühmaga pannkooke sööma, et kui äge see oli. Niisiis, ma arvan, et selle peale mu ema viiski mind sinna arsti juurde, see ikka on normaalne. Aga nõukogude ajal eriti, elu oli ikka väga hall. Meil ei olnud tol ajal isegi värvilisi kummikuid, mis tähendab seda, et see, kui lapsed, hea fantaasiaga lapsed hakkasid fantaseerima oma elu ilusamaks, siis see oli lihtsalt üks unistamine ja oma elu loomine. Ma tean ennast nagu, et mina olen terve elu unistanud. Ma olen õhtuti alati magama läinud ja lähen siiamaani niimoodi, et ma hakkan ette kujutama nagu neid asju, mida ma soovin ja mismoodi siis juba on. Ehk see ongi nagu selline fantaasia unistamine. Ma fantaseerin ja kujutlen ette, et juba on nii. See on unistamise kõige olulisem komponent. Sa pead unistama, nagu sul juba oleks see unistus täitunud. Juba on nii. Ma juba olen seal. Tunne neid maitseid, lõhnu, kujuta ette, nagu kuidas see siis on, kui unistus on juba täitunud. Mitte nii, et oi, ma soovin, ma soovin. Jumal, palun anna. Mitte niimoodi, vaid lihtsalt nagu kujutled ette, nagu mõnuled nagu enda selles unistuses. No ma alati läksin nagu õhtuti magama niimoodi, et ma praegu siiamaani mulle väga meeldib magama minna, sest et siis ma saan lõpuks olla nagu oma selles mõnusas unistuste maailmas. Ja et läksin alati unistades õhtuti magama ja ma võin öelda, et mul ei ole tegelikult nagu eriti olnud mingeid neid hirmuunenägusid või õudusunenägusid, nagu öeldakse. Ja ma täiesti reaalselt arvan, et see on sellepärast, et ma unistasin lihtsalt ja unistan nii palju selliseid ilusaid ja häid asju, et mu aju on ju põhimõtteliselt siis hõivatud nagu selliste ilusate asjadega ja öösiti ei toimu ju mitte midagi muud kui kerge katalogiseerimine ja mida sa seal katalogiseerid, ikka neid samu asju, nagu millest sa siis päev läbi oled mõelnud. Et
see on siis minu jaoks üks unistamise, manifesteerimise tähtsam komponent on see, et teada oma unistust ja unistada nõnda, nagu see oleks juba toimunud. Me ei saa ju seda lotovõitu ka niimoodi, universum ei saa appi tulla nagu, kui sa lihtsalt see on hoopis teises kohas, ma tahtsin rääkida. See oli kolmanda komponendi jutt, aga me võimegi siis minna kolmanda komponendi juurde. Ei, lähme siis teine ka. Teine komponent on see, et see peab toimuma rahus ja vaikuses. See peab toimuma nagu selles mõttes rahus ja vaikuses, et me ei tohiks olla ümbritsetud sellisest melust, kärast, linnamürast, inimestest, rääkimistest, vestlustest, televiisoritest, raadiotest, kõigest sellest, millest me oleme nagu stabiilselt kogu aeg häiritud ja oi, mul oli vist puuk peas. Oligi. Oota. Appi. Ma ei tea, kas selle saab välja ka lõigata pärast. Tundsin, et keegi ronib siin ja vist oli puuk. Ühesõnaga läks ära, vabandust. Et teha seda vaikuses, seda unistamist. Ehk et tulla hästi enda sisse, sellisesse rahusse, mõnusasse olemisse ja ennast sellest kogu mürast välja lülitada. Sest et siis sa saad nagu sellele unistusele nagu selles mõttes nagu pihta kuidagi nagu täpsemini, ma tahaks öelda. Ja kolmas komponent on see, mis ma siin hakkasin enne naerma, et ma tahtsin öelda. Kolmas komponent on see, et unista oma unistust, tee seda vaikuses ja rahus, aga sa pead tegema ka mingisuguse teo. Päris nii ei ole, et lihtsalt istud ja unistad, et võt see on nüüd see koht, mis ma tahtsin rääkida, et ma nii väga soovin seda lotovõitu, aga ise ühtegi lotopiletit kunagi ei osta. Nagu nii ei saa, eks ole. Tuleb teha ka mingi tegu. Sest et imed muidugi ka sünnivad, aga tõenäosus on lihtsalt suurem, et kui oled ka ise midagi teinud. Ja kui kõik need 3 komponenti on täidetud, siis hakkabki see unistus või see mõte looma ennast vaikselt tasapisi. Kõigepealt see sinu üks väike tegu ja siis pärast edasi kogu universumi toetus. Ja ma ise mõtlesin, et ma jagaksin ühe sellise hästi ägeda näite enda elust, mis toimus paar nädalat tagasi. Umbes 6 aega tagasi, 3 nädalat tagasi. Ma olen fotograaf, kaamera. Ma praegu olen ka siin Vabaõhu muuseumis, ma käisin pildistamas ühte hästi toredat perekonda, ma olen fotograaf, pildistan beebisid, lapsi, peresid. Tavaliselt teen seda tegelikult oma fotostuudios praegu siin lihtsalt õues. Nii ilus suvine õhtu on, et Vabaõhu muuseumis. Istun siin praegu Sutlepa kabeli trepi peal ja räägin teiega. Ja mis ma tahtsin öelda? Et mul on stuudio, tegelikult mul on stuudio, fotostuudio ja see stuudio, tema nimi on Ruum Tallinna kesklinnas ja väga ilusas kohas, väga ilus ruum. Ja mul oli seal ka üks kaasüüriline, kellega me koos siis seda stuudiot või ruumi pidasime. Aga temal tulid elus teised tuuled ja ta teatas mulle, et ta peab ära minema ruumist. Ja ma ei tea, mis mul siis tollel hetkel oli, et ma täitsa nagu friisisin ära, nagu kangestusin ja mitmeks nädalaks. Ma ei teinud mitte midagi, ma teadsin seda, et ta läheb ära. Ma teadsin ka seda, et on ülioluline leida keegi tema asemele, sellepärast, et ütleme nii, et see ruum on väga ilus ruum. Ta asub Tallinna kesklinnas. Ta on väga kallis ruum. Ja üksi mul lihtsalt nii suurt pinda pole ka vaja. Ühesõnaga, kas ma leian omale uue kaasüürilise või ma pean ka ise lahkuma. Ja ma ei tea, mis ma siis kangestusin ja friisisin, et ühesõnaga ma ei teinud mitte midagi, paar nädalat. Ja siis ühel õhtul, kui mul oli seal ruumis üks hästi tore naiste seltskond, kes oli kokku tulnud 10 naist selleks, et juua koos teed.
aga mitte lihtsalt teed, vaid puerhi, mis on, ta on küll lihtsalt tee, jah, ta on nagu must tee, aga ta on fermenteeritud ja ta on korjatud väga vanadelt puudelt ja põõsastelt, teel on põõsas, jah, põõsastelt. Ja teda serveeritakse nagu hästi kaunil moel, niisuguses sügavas vaikuses nagu iseendaga olemises, et sa põhimõtteliselt me istusime 10 hästi ilus teetseremoonia oli see, hästi ilusti serveeritud oli see kõik, et väga-väga kaunis olemine ja noh, muidugi tohutus vaikuses. Tund aega oli see teetseremoonia, jõime teed ja kui see läbi sai, siis oligi loodud meile, noh, põhimõtteliselt meie kõigi südamestesse selline tohutult kaunis vaikuse ruum. Seal oli väga suur sügavus, väga suur haavatavus, isegi avarus, avatus, tõesti imeline koht. Ja nagu ikka pärast selliseid ringe on jagamise ring. Ja üks naine ütles järsku, et kui siin kellelgi on mingit sellist rasket kohta võib-olla elus või mingisugune keeruline moment, et kas ta oleks nõus seda jagama, et me saaksime teiste naistena toeks olla. Ja mina ei tea, minul järsku keelepaelad läksid valla ja ma rääkisin selle enda mure ära. Mille peale see naine rääkis edasi, et tema on seda kogenud, mis tähendab ühismanifesteerimine. Ehk et põhimõtteliselt on üheskoos unistamine. Ja ta palus mul selle unistamise nagu kõigile meile ette rääkida või jah, ja siis ma jagasin seda enda unistust täpselt nii, nagu ta oleks juba sündinud, et mul on siin üks imeline või mitu imelist partnerit ja kõik toimub nagu valatult, me sobime ülihästi, meil on arved kenasti makstud ja mina saan rahus edasi pildistada oma stuudios ja ka rännakuid teha. Ja ma jutustasin selle neile ära ja me panime täiesti selle stopperi käima. Panime stopperi 3 minutiks ja kõik 10 naist sulgesid silmad ja hakkasid seda unistust hoidma. See tähendas seda, et seda nagu ette kujutama, et just nii nüüd kõik ongi. Kõik see on sündinud. Ja see on päris raske, on tegelikult unistust hoida ja eriti unistust nagu mõnda aega hoida. Võib mõelda, et 3 minutit, et see ei ole nagu mingi väga pikk aeg, aga tegelikult on 3 minutit väga pikk aeg. Ja kui me niimoodi proovime fookust hoida mingisugusel teemal, siis on hästi inimlik, et me kukume sealt välja. Meil tuleb vahepeal mingi mõte sellest, kuidas tegelikult võiks võileiba teha või et issand, kas mul triikraud jäi äkki sisse või nagu whatever. Aga kui unistab korraga 10 naist, siis isegi kui 5 tükki välja kukub, siis 5 hoiavad unistust edasi. Isegi kui 9 välja kukub korraga, mis ei ole kuigi tõenäoline, et just korraga kukutakse, kui teadlikult hoitakse, siis 1 unistab ikkagi edasi. Ja 3 minutit sai täis ja me lõpetasime sellega, läksime edasi, jagasime edasi, teised naised jagasid, hoidsime samamoodi ruumi. Ja siis sai see teetseremoonia läbi ja nad läksid kõik oma koju. Ja mina istusin veel natuke oma ruumis ja mõtlesin, et teen lihtsalt nagu 2 päeva ainult aega, et teen ka ühe selle Facebooki postituse. Tegingi Facebooki postituse, kuigi ma täpselt samasuguse postituse olin teinud juba paar nädalat tagasi ka. Ja ma ei tea, sain paar laiki ka ja paar jagamist, aga ei ühtegi huvilist. Ja tegin selle postituse, läksin magama. Ja uskuge mitte, ma ärkasin järgmisel hommikul ülesse ja selline energia oli käima tõmmatud, et selle päeva jooksul tuli mulle ei vähem ega rohkem kui 50 huvilist, kes soovisid minuga seda meie ruumi jagama hakata. Et see on minu meelest nagu minu lähiminevikust ülim näide loomisest ja koosloomisest, aga see on täiesti võimalik ka ise teha. Lihtsalt unistada, hoida seda unistust vaikuses ja rahus ja siis teha ka mingi tegu lihtsalt, et tõsta tõenäosust
selle unistuse teoks saamise tõenäosust. Ja ühe nagu mul enne siin jalutasin siiapoole, siis mul tuli veel üks mõte, mis nagu meenutasin, et mida ma veel viimati siis, kuidas ma lõin. Ja mulle meenus umbes ka paar nädalat tagasi, ma olin Nõval maakodus ja mul ei ole seal selliseid nagu eluks vajalikke asju. Seal on mul meri ja mustikad ja lõkkease, aga noh, ei midagi suurt rohkemat. Ja õhtu kell 6 olime perega seal ja ma jäin järsku haigeks. Ja ma jäin nii haigeks, et mu pea valutas, mul kõik liigesed, lihased, kõik kondid, kõik. No võite ette kujutada, kes on koroonat põdenud ja kes tahab mäletada nagu seda õudust, siis vot nii valus nagu see koroona kõige esimene või üldse kõik need nädal aega. See koroona oli minu jaoks hästi raske haigus. No mitte raske, aga raske taluda. Ühesõnaga tundus mulle, et ma olen jäänud sellesse samasse haigusesse, võib-olla mitte samasse, aga väga-väga sarnaselt raske ja valus oli olla. Ja ma täitsa nagu kukkusin ära, teised rääkisid juttu, naersid, sõid, ma lihtsalt lebasin telgis. Terrassi peal telgis, teised olid terrassi peal lõkke ääres, ma olin terrassi peal telgis, lihtsalt lebasin, ühtegi sõna ei saanud öelda. Õhtu läksin magama ja ärkasin hommiku üles, veel hullem oli olla, et no, vahest läheb nagu ööga paremaks, siis läks ainult halvemaks. Ärkasin üles veel hullem olla. Ja siis kaardistasin nagu oma olukorda, et mis mul üldse on võimalik teha. Midagi mul sisse võtta ei olnud, ei alternatiivmeditsiinist, tavameditsiinist, Hiina meditsiinist, mitte midagi. Mul olid mustikad, mul oli mu oma mets, vesi ja mina ise. Ja ma mõtlesin reaalselt, et mis asi see on, mida ma saan teha enda heaks nende 3 asjaga. Okei, mõistsin seda, et mustikatest ma saan väga palju vitamiine ja jõudu. Niisiis läksin ma metsa, korjasin oma kamalutäie mustikaid ja lihtsalt sõin selle metsas ära. Vee joomine on ülioluline igas mõttes kogu aeg, sellepärast, et see aitab meil välja uhtuda kõik need toksiinid ja mürgid ja bakterid ja viirused ja kõik asjad. Ehk et ma jõin ohtralt vett ja siis ma mõtlesin, et okei, et ja siis ma olen nagu endal see mina ise, et mis ma saan teha endaga. Aga ma ei tea, nii pimedaks juba läheb. Ma olen mingi selline inimene, et kui mina haigeks jään, siis ma unustan ära selle, mida tegelikult tegema peab. Ma võin teistele kogu aeg mingit ülihead nõu anda, aga kui ma ise haigeks jään, siis ma ei mäleta isegi, et peavaluga võetakse peavalurohtu. Ja seetõttu ma suurt ei mäletanud, mida ma tegema peaks. Aga mulle meenus, aga ma otsustasin, et seal oli üks asi oli see, et otsus võiks ka olla nagu, et mida sa tahad. Ja see oli siis see, et minu otsus oli, et ma pärast lõunaks olen terve. Ja ma reaalselt ei kujutanud, et ma tegelikult naersin selle koha peal, sellepärast, et ma olin nii haige, et üldjuhul nii raskesti haige olles hakatakse tegelikult canceldama oma järgmiste päevade töid, mitte ei saada terveks, vaid ollakse nädal aega voodis. Aga ma otsustasin, et ma olen pärastlõunaks terve, see ajas mind naerma, nutma kõike korraga, sest see tundus ebareaalne. Ja siis mulle meenus järsku, mis ma nägin unes. Ja sellel öösel ma nägin väga veidrat und. Ma nägin und ühest inimesest ja mulle ilmus lihtsalt selle inimese nimi. Ja selle inimese nimi oli Tõnu Timm. Ärkasin hommikul üles, küsisin mu mehe käest, kas sa tead sellist inimest nagu Tõnu Timm? Ta ütles, et ei tea. Mina ka ei tea. Kuigi väga piinlik tunnistada, et ma ei teadnud, aga minule teadaolevalt ei ole mina seda nime mitte kunagi varem kuulnud. Ja ma enda moodi olles, alati kui ma unes kedagi või midagi sellist huvitavat näen, siis ma ikkagi toon selle reaalsusesse ja ma läksin guugeldasin, kes see Tõnu Timm on. Ja selgus, palun vabandust, Tõnu Timm, et ma ei teadnud sind, aga ta tundus, et ta on jäääärekitarrist. Tegelikult ma ei tea, kas ma sellest kõigest aru sain, aga tal on väga palju ilusat muusikat, ilus looming. Ja ma kuulasin teda kõrvaklappides ja jäingi nagu nendesse kõrvaklappidesse teda hoidma. Ja heitsin voodi peale pikali ja lihtsalt lamasin ja kuulasin seda ilusat muusikat.
ja tänu sellele muusikale, aga ka otsusele ja üldse nagu harjumusele unistada, hakkasin ma unistama. Ja ma unistasin sellest, kuidas ma olen täiesti terve, kuidas ma tantsin, kuidas ma olen rannas, kohe ma lähen üldsegi randa. Ilus ilm oli, väga mõnus suveilm oli, et kohe kõik on korras ja just või mitte nii, et kohe on korras, vaid ma nagu kujutasingi ette seda, et ongi juba kõik hästi. Ja ma lamasin niimoodi selle ja unistasin ja kuulasin Tõnu Timmi muusikat või Jäääärt vist lõpuks või noh, mis see playlist seal edasi läks. 4 tundi. 4 tundi ja järsku ühel hetkel ma tõusin püsti ja mul oli jõud tagasi, mul oli kogu power tagasi ja mul ühtegi valu ei olnud, ei peavalu, ei lihasvalu, ei kontide valu, mitte midagi. Ja ma saingi terveks ja ma sain nii terveks, et ma läksin järgmine päev tööle ja nagu mitte midagi ei olekski olnud ja rohkem see tagasi ei tulnud. Et samamoodi on ju, et mul oli otsus ja unistus olla terve ja ma siis nii seda tegin, muudkui unistasin päris suhteliselt suures vaikuses, 4 tundi täielikus vaikuses. Okei, Tõnu Timmi muusika oli, aga see aitas mulle nagu sellele unistusele nagu kaasa. Ja noh, mingi teo tegin ka, on ju, et tegu oli mingis mõttes see, et ma guugeldasin seda Tõnu Timmi. Ma nagu ei andnud aru omale sellel hetkel tegelikult, et ma tegelen loomisega, aga tegelikult ma tegelesin ja ma saingi täiesti terveks. Et see oli mu endale väga kihvt nagu kogemus. Ja ma olin väga uhke selle üle ja ma rääkisin seda oma lähedastele ja et see on nagu teine selline ülikihvt nagu loomise näide minu nagu lähiminevikus siit. Et vot sellisest asjast tahtsin rääkida, ehk ma tahtsin rääkida unistamisest, mis tegelikult ongi manifesteerimine ehk oma elu loomine. Lihtsalt tea, mida sa tahad, siis unista sellest, tee seda rahus ja vaikuses ja mingi väike teoke ka. Lihtsalt sellepärast, et universum saaks nagu paremini appi tulla, et sealt läheks see pall veerema. Keegi peab esimese sammu tegema ja üldjuhul võiks see olla see, kelle unistus siis peaks täituma. Et aitäh, 22 minutit oled mind kuulanud, aitäh, muidugi tule rännakule. Rännak on täpselt samasugune unistamine, seal toimub tegelikult veel suurem loomine kui sellises lihtsalt unistamises. Et rännakus me loome siis neid olukordi nõnda ära, kus siis toimuvad täiesti reaalsed vestlused ja selline tunne on rännakus, et see toimub ju justkui vaimu silmas, aga tegelikult toimub see ka energeetilisel tasandil nagu päriselt, mingis mõttes päriselt. Et hästi palju on inimesed jaganud seda, kuidas nad nagu vaimu silmas, sagedasti on emade-isadega selliseid vestlusi, andestamisi, sellist, et nad justkui ma räägin oma emaga siin vaimu silmas, noh, mina oma emaga, minu ema ei ole elus, aga noh, kui klient ütleb, et ma rääkisin siin oma emaga vaimu silmas ja andestasime ja kallistasime ja hästi ilus nagu selline loomine oli seal rännakus ja et ema hakkaski teistmoodi järgmine päev juba nagu käituma, just nagu ta oleks päriselt selles vestluses olnud. Et me ei tea, me ei saa kõike nagu katsuda ja tõestada ja teaduslikult kuidagi kinnitada. Aga asjad toimuvad ka omal mingil nähtamatul moel ja kui nad ei toimu sellel nähtamatul moel teiste inimestega, siis kõik, mis toimub rännakus, kõik need vestlused, andestamine, siis andestamine, see on ainult sinu enda jaoks. Me võime olla nende teiste inimeste peale täiega vihased, aga kas see teine inimene tunneb seda, et sina oled vihane? Ei tunne. Kes tunneb, et sa oled vihane? Sina ise. Mis tunne on olla vihane? Väga halb. Et tegelikult me selle andestamatusega sööme ainult iseennast ja kõik need andestused ja need ilusad leppimise kohad, mis rännakutes tehakse, siis need tervendavad meid endid. Et väga oled teretulnud rännakusse, et saame teha seda online'is või saame teha seda kohtades, looduses, minu stuudios, kuskil mujal ruumis.
ma olen ka koduvisiite teinud, need on eriti ägedad et otsi mind üles, olen armastusega sulle toeks sellel teekonnal. Ja selle video lõppu ütlen, et ma soovin, et kõik sinu unistused täituksid. Lihtsalt unista. Aitäh!